Tere taas, tänavu räägime uuenduskuuri läbinud Suzuki SX4 S-Crossist. Eelmine S-Cross nägi küll välja ikka väga igav auto, nii tehniliselt kui ka väljast. Nüüd on välja jõutud faceliftiga ja see meenutab välimuselt ühe teise automargi uhkeid maastureid. Kuid kas auto ka tehniliselt poolelt hea on, selle selgitame välja selles saates. Esiteks on sellel autol olemas väga hea nelikvedu, millest räägime ka hiljem. Allgrip nelikvedu, kuid ennem vaatame, palju sellele autole mahub pagasiruumi ja sinna mahub koguni 430 liitrit tavamahus. Pole midagi suurt, aga pole ka midagi väikest. Kõik vajalik on olemas, toidukoti saate ilusti kinnitada, et teie mammut selle ümber ei lähe. Nelikvedu, allgrip nelikvedu tagab stabiilse sõidu. Alustame autorežiimist. Sellele on esile seotud võimalikult väike kütusekulu tüüpilistes sõiduoludes ja kui libisemisoht suureneb, lülitab auto sisse automaatselt ka nelikveo. Siis on olemas sportrežiim, see parandab sõiduomadusi. Auto reageerimiskiirus on kiirem ja ka pöörded tõstab see kõrgele. Siis on olemas snow režiim ja nagu ütlebki see nimi, siis talvistes teeoludes, nagu meil just oli ja praeguse plirts-plärts-märtsiga ka väga hea režiim. Ja lokk-režiim võimaldab siis ära lükkustada selle telgede vahel selle nelikveo. Lisaks on veel varustuses olema elektriline stabiilsuskontroll ja ka põlveturvapadjad, nii et põlved jäävad teil terveks. Aga nüüd räägime mootorist ja see oli minu jaoks esmapilgul väike ehmatus või šokk isegi. Sellisel autol, siukse uhke nelikveoga, siuke väike 1-liitrine mootor, 112 hobijõudu, 82 kilovatti, maksimum pöördemoment 170 Newtonmeetrit ja see on saadaval pöörete vahemikus 2000–3500 pöördemomenti. Kütusekulu on sellel mootoril küll väga väike. Keskmine ainult 5 liitrit 100-le, linnas 5,7 ja maanteel vaid 4,6. Noh, milles probleem? Hind algab 18 990 eurost. Pole ju suur raha, täiesti hästi. Ka auto sees on kõik vajalik olemas, elektriaknad, pardakompuuter, kliima, navigatsioonisüsteem, mida veel tahta. Selle 18 999 eurost on ikka autot küllaga. See auto teeb silmad ette päris paljule konkurentidele ja saate alguse küsimus, kas see on siis hea auto tehniliselt. Ma võin öelda, et ta on küll, mis siis, et tal on rösteri suurune mootor. Meie kohtume juba teiega järgmisel nädalal mõne teise autoga. Tšau, pakaa!